tere õhtust ja tere tulemast saatesse On The Record I24 Newsi põhjaliku intervjuu saatesse. Ametlikult on Iisrael ja Liibanon praegu relvarahus, kuid see kokkulepe on Iisraeli ja Liibanoni valitsuse vahel, mitte Hezbollahga, mis jätkab droonide ja rakettide tulistamist Iisraeli põhjaosa piirialade kogukondade ning Iisraeli kaitseväe sõdurite pihta, kes asuvad 10 kilomeetri sügavuses turvatsoonis Lõuna-Liibanonis. Kõik see toimub ajal, mil Iisraeli ja Liibanoni ametnikud kohtuvad homme Washingtonis juba 3. korda USA välisministri Marco Rubio vahendusel. Millist mõju avaldab jätkuv võitlus diplomaatilistele läbirääkimistele Iisraeli ja Liibanoni vahel? Kas Liibanoni valitsus suudab taluda Hezbollah poolt tekitatud kasvavat sisemist survet ja suudab selle tegelikult relvituks teha? Et paremini mõista Iisraeli põhjaosa piiri pingelist olukorda, on minuga liitunud Sarit Zehavi. Zehavi on reservis olev laitnant kolonel ning Alma uurimis- ja hariduskeskuse asutaja ja president, mis on spetsialiseerunud julgeoleku väljakutsetele Liibanoni piiril. Ta teenis 15 aastat Iisraeli kaitseväe luurevägedes, algul uurimis- ja analüüsitööl ning hiljem Põhjaväe juhatuses. Sarit, aitäh, et täna õhtul minuga liitusid. Aitäh, et mind kutsusid. Alustame sellest, et palun kirjelda meile olukorda Iisraeli põhjaosas Liibanoni piiril mõlemal poolel, nii Põhja-Iisraelis kui ka Lõuna-Liibanonis. Olgu, Iisraeli kaitsevägi on paigutatud või püüab kontrolli alla saada seda, mida me nimetame kollaseks jooneks. Tegelikult joont ei ole, kuid see asub mõnikord 1 kilomeetri, mõnikord kuni 12 kilomeetri kaugusel piirist, luues taas turvatsooni. Ja seal on umbes 50 šiitlikku moslem linna, mida Iisraeli kaitsevägi nüüd hävitab, kuna nendes linnades ja nende all on Hezbollah kohalolek. See tähendab, et igapäevased kokkupuuted, lahingud ja kokkupõrked poolte vahel samal ajal on peamine oht Hezbollah poolt. On FPV-sid, mis on väikesed droonid, mida mõnikord lastakse välja kaugelt, isegi mitte kollase joone sees. Ja neid on raske jälitada ning seetõttu on neid ka raske tõrjuda. Need on väga väikesed, need suudavad kanda vaid väikest kogust lõhkeainet. Ja need ründavad sõdureid kas Liibanonis või ka Iisraelis, piiri lähedal. Seega tõrjed põhjustavad häireid. Ja nii on meil iga päev põhjaosas erinevates kogukondades sireenid. Ja mõnikord, nagu eelmisel reedel, tulistas Hezbollah tahtlikult rakette Iisraeli kogukondade suunas. See oli reedel ainult Arias ja Kriotis. Nii et see on justkui normaalne elu juurde naasmine, aga tegelikult on sõjamüra seal, kus me elame, pidevad. Kas sa märkad muutust Hezbollah taktikas võrreldes eelmise 2024 aasta lahinguvooruga? Jah, see on täiesti erinev, sest 2024 aastal oli iga Hezbollah rünnak. Rakettidega umbes 20 või 30 raketti, mõnikord isegi rohkem. See ei juhtunud praeguses kampaanias ja kindlasti ei juhtu ka väidetava relvarahu ajal. Ma nõustun sellega, mida sa ütlesid. Relvarahu ei ole. Tegelikult on relvarahu Tel Avivi jaoks ja relvarahu on ka Beiruti jaoks. Ja esimene erand oli eelmisel nädalal, kui tapeti Radvani brigaadide komandör. Kuid sellest ei piisa kaugeltki, et tõeliselt peatada Hezbollah taastamisprotsessi. Iisraeli kaitseväe põhitegevus on suunatud lõunasse. Ja Hezbollaha peamine tegevus on suunatud Iisraeli põhjaossa. Sa rääkisid Hezbollahi taastamispüüdlustest. Kuidas nad saavad oma relvi? See on teine kord, kui toimub äge võitlus, kuigi nüüd on see veidi piiratum kui märtsis ja aprilli alguses. Aga neil on endiselt raketid, mida nad on välja lasknud. Neil on endiselt droonid, neil on need FPV-droonid. Kas need on kõik ise tehtud või smugeldatakse neid Liibanoni? Nii palju, kui me FPV-de kohta teame, on need tõenäoliselt imporditud, kuid neil võib olla võimekus neid ka Liibanonis kokku panna. Teisi võidakse samuti kokku panna. Me teame, et on olemas väikesed tootmistöökojad, kus valmistatakse droone.
Rakettide puhul on see lihtne, jah, ja neid toodetakse kas Beirutis või Tipkas. Mis puudutab imporditud relvi, siis salakaubavedu Süüriast jätkub endiselt, kuigi Süüria valitsus konfiskeerib osa sellest. Kuid kohapeal on salakaubavedajad, kes teevad seda raha eest. Ja pea meeles, et Süüria ja Liibanoni vaheline piir ei ole ei müüriga ega aiaga eraldatud. See sõltub maastikust. Kui veok suudab ületada mäed ja orud, siis kui on olemas tee, on ka võimalus. Lisaks sellele on tõenäoliselt ka meretee aktiivne. Küsimus on Hariri lennujaama kohta, kuna sinna ei maandu enam regulaarselt Iraani lende nagu varem, ainult diplomaadid. Ja võib-olla nemad toovad ka mõnda. FPV-de puhul pidage meeles, et nende toomiseks on vaja vaid ühte veokit, sest need on väga-väga väikesed. Vaata, Saed, see, mida sa kirjeldad, on tõesti tähelepanuväärne. Ma mõtlen, see on teine relvarahu Liibanonis pärast, nagu ma mainisin, 2024. aasta ägedat sõda. Tollal ütles Iisrael pärast seda, et nad on oluliselt vähendanud Hezbollaha võimekust. 80% nende raketiarsenalist hävitati. Enamik sellest ühe päevaga ühes operatsioonis, Northern Arrows. Kuidas te seletate seda tulemust, mida nad suutsid saavutada? Kuigi võib-olla mitte 30 raketti igas valangus, olid siiski päevi, mil nad lasid 10 rakette põhjapiiri kogukondade pihta. Kas teid üllatas, et nad suutsid ikkagi nii tegutseda? Ja veel kord, kuidas te seda seletate? Vaadake, see on kõik matemaatika. Kui vaadata numbreid, siis 2023 aastal oli Hezbollahil 75 000 raketti. Ma räägin praegu ainult rakettidest, eks ole, ei arvesta miinipildujaid ega droone või mehitamata õhusõidukeid. Erineva laskekaugusega Iisraeli sihtmärkide tabamiseks ja mõned neist olid täppisjuhitavad raketid. 75 000 vähenemine oli umbes 80%. See viib meid umbes 20 000 ja me ründasime Liibanonis 2 kampaania vahel umbes 2 korda päevas Hezbollah vastu. About twice a day against Hezbollah. Kogu Liibanonis kui peamiselt lõunas, nii et võib-olla me nõrgestasime seda. In the south, so maybe we degraded more when we, Sisenesime praegusesse kampaaniasse veebruari lõpus. Nii et neil on endiselt tuhandeid rakette ja see on olukord, mida te täna näete. Siiski ei ole Hezbollah suuteline korraldama sissetungi nagu Hamas Iisraeli kogukondade vastu. Iisraeli kaitsevägi on seal puhvrina Iisraeli tsiviilisikute ja Hezbollah vahel. On selge, et Hezbollahal on palju raskusi, kuid sõda ei ole veel läbi. Ja kuigi meie elu ei ole veel normaliseerunud, peaksime asju õiges perspektiivis nägema. Tänane olukord on parem kui enne aastat 2023, sest me nägime neid iga päev piirialal ja nüüd neid enam seal ei ole. See on tõesti märkimisväärne. Nüüd tahaksin kuulda sinu arvamust. Kes praegu Hezbollahs otsuseid teeb? Ma mõtlen, kui palju on Iraan ja Iraani revolutsiooniline kaardivägi otsustusprotsessis kaasatud. Kas Hezbollah tegutseb iseseisvalt või järgivad nad Teherani käske? Täiesti mitte iseseisvalt. Kuni Iraani saatkond on Beirutis endiselt aktiivne, on iraanlastel väga lihtne jätkata oma seotust Hezbollahga. See on tegelikult Iraani revolutsioonilise kaardiväe peakorter Beirutis. Ja me oleme näinud 2 kampaania vahel iraanlaste otsest kohalolekut Hezbollahas, taastamisprotsessis, otsustusprotsessis ja nii edasi. Ma ei ütleks, et Naim Qassem on täielik marionett, kuid ta on kindlasti palju nõrgem kui Hassan Nasrallah. Teda ei peeta partneriks. Teda ei hinnata samamoodi nagu Hassan Nasrallah ja kõik tunnevad tema suhtes samamoodi. Siiski, tead, ma ei ole kindel, et see nii jääb mõne aasta pärast, kui ta järgmised paar aastat vastu peab. Ja ma mõtlen, ilmselgelt ei saa teda võrrelda Nasrallahga, keda kirjeldati mitte ainult kui tugevaimat meest Liibanonis, vaid mõned nimetasid teda isegi tugevaimaks meheks Iraanis. Ma nõustun. Ja Iraanis ma pean ütlema, et see on minevik. Tundub, et neil on mingi probleem usuliste juhtidega. Aga kui vaadata komandore, siis mõned neist jäid ellu. Enamik tapeti, valdav enamus tapeti, kuid mõned jäid ellu.
ja samuti mõned need, kes on sõjalise tegevuse ja poliitika piirimail ega ole vaimulikud, nagu Wafik Safa või Mohammad Raed. Wafik Safa oli Nasrallahi varjumees erioperatsioonideks. taastus tagasi oma On endiselt elus ja tegus ning Mohammad Raed on parlamendiliige, aga väga mõjukas. Nii et jah, vaata, Nasrallah jättis endast nii suure tühimiku, et seda oleks minu arvates võimatu täita. aga vaata, ilmselge küsimus oleks nüüd küsida, kui suure ohu kujutab Hezbollah Iisraelile, kui sõda praegu lõppeks? Aga pärast 7. oktoobri sündmusi ei saa ma seda küsimust esitada, sest me teame, et Hezbollah võtab aega, et oma võimekust taastada, ümber rühmituda, relvastuda, teha mida iganes. See on nagu põrkepall. asi ei ole deeskaleerimises. Täpselt, see on fakt. Nii et ärme jää endast mõistetava juurde. ja ma tahaksin teilt küsida, mis peab nüüd juhtuma, et Hezbollah ei kujutaks Iisraelile tulevikus ohtu? Hezbollah peaks olema piisavalt nõrk. Me pole veel sealmaal. Ja kahjuks, kuna me peatasime suurema osa rünnakutes Beirutis ja Tipkas, siis protsess peatati. Ja Liibanoni valitsus peaks olema piisavalt tugev ja olema rahvusvahelise kogukonna surve all. Iraani Islamivabariik peab langema. Vastasel juhul olukord Liibanonis ei muutu. Ja rahvusvaheline kogukond peab jälitama kõiki Hezbollah finantstegevusi üle maailma. Kui see kõik juhtub korraga, siis võib-olla, ma pole isegi kindel, aga võib-olla näeme põhjalikku muutust selles, mis toimub. Praegu on ainus, kes tõeliselt võitleb Hezbollahga, Iisrael. Liibanoni valitsus teeb kõik, et mitte Hezbollahga vastamisi minna ja kõik, mida olete seni Liibanoni valitsuselt näinud, on olnud väga positiivsed avaldused. Kuid avaldustest ei piisa. Nii et vabandust, sa juhatabki mind ideaalselt järgmise küsimuseni. Üks neist avaldustest tehti juba veebruaris, vaid kuu enne sõda, kui Liibanoni peaminister Nawaf Salam teatas, tsiteerin, Liibanoni relvajõududel on täielik operatiivne kontroll riigi lõunaosa üle. Nüüd on selge, et tal polnud õigus. Mõned võivad öelda, et ta valetas. Aga kas on üldse stsenaarium, kus Liibanoni relvajõud saavad lõunasse paigutuda, taastada oma suveräänsuse ja relvidustada Hezbollahad? Tõenäosus on väike. Ja ma arvan, et kogu see põhimõte või arusaam, et Hezbollah relvitustatakse, That disarming Hezbollah piiks algama lõunast, oli vale, sest Liibanoni valitsusel ei ole viimase 20 aasta jooksul lõunas olnud suveräänsust. See on Hezbollahi. Kui soovite tõesti alustada protsessi, et muuta Liibanon suveräänseks riigiks, peaksite alustama Beirutist. Te peaksite veenduma, et Beirutis ei oleks Hezbollaht. Te peaksite veenduma, et administratsiooni pole Hezbollah infiltreerinud. Kuidas te seda teete? Teil on vaja palju julgust ja peate riske võtma. Ja nagu ma olen öelnud, peate olema tugevam, nii et palju asju peaks juhtuma samaaegselt. Mis puudutab Liibanoni armeed, we know who the me teame, kes on need ülemad, kes teevad koostööd Hezbollahaga ja nad on endiselt ametis. Armee juht ütleb väga selgelt, et ta keeldus Hezbollahaga vastasseisu minemast. See tähendab, et alati tehakse järeleandmisi. Ja Hezbollah kasutas seda viimase aasta jooksul ära. Toimus koostöö ja koordineerimine nende ohvitseride ja Hezbollah vahel. Ja nii varjati Hezbollah sõjalise kohaloleku olemasolu Litani jõest lõuna pool. Kindlasti oli kõik, mis toimus väljaspool Litani jõge, täiesti vaba. Iga väiksemgi relvitustamise märk oli tegelikult Hezbollahga koordineeritud, et jätta mulje, nagu midagi tõesti toimuks. Aga me nägime, et umbes pooled raketirünnakud Iisraeli praeguse kampaania esimestel nädalatel tulid Litani jõest lõuna poolt. Me nägime, et Radvani brigaadid ületasid Litani jõe kergesti. Keegi ei peatanud neid kampaania alguses ja nad tegutsesid edukalt meie vastu, lastes neid droone ja rakette kuni praeguseni. Liibanoni armee lihtsalt polnud kohal, nad lihtsalt ei teinud midagi. Ja seni, kuni nad ei ole valmis Hezbollahga vastamisi minema ega võta kodusõja riski, ei näe ma, kuidas oleks võimalust, et midagi kohutavat muutuks. Põhimõtteliselt kirjeldad sa sügavat infiltreerumist riigi institutsioonidesse, armeesse, sa kirjeldad riiki riigis. Yeah. Nii et kas president Aoun, Joosef Aoun,
Liibanoni president, kas ta on piisavalt julge? Te ütlesite, et vajate Liibanoni juhtkonna julgust. kas tal on see julgus astuda need sammud, mida te ütlete, et on vaja teha? Vaadake, ma õppisin teadlasena, eriti alates 7. oktoobrist, et ma ei saa mõista ühegi uuritava, sealhulgas Joseph Aouni mõtteviisi. Aga kui ma vaatan, mida ta teeb, mitte mida ta ütleb, siis ma ei näe ühtegi tegu, mitte mingit tegevust. Ma toon teile ühe väga väikese näiteks. Joseph Aouni nõunik Liibanoni ülesehitamisel pärast sõda, kes nimetati sellele ametikohale minu arvates 2025. aastal. Tema nimi on Ali Khami ja ta oli eelnevas valitsuses Hezbollah esindajana minister ja enne seda oli ta Hezbollah esindajana parlamendiliige. Ja tema vastutab Liibanoni ülesehitamise eest. Ta on presidendi nõunik Liibanoni sõjajärgse ülesehitamise küsimustes. Siin on üks näide. Kuidas on võimalik, et see mees on endiselt ametis? Kuidas on võimalik? Joseph Aoun kallistab teda ja kaasab ta teadlikult ja sihilikult. Mõistes, et sellega annab ta võimu Hezbollahale selle asemel, et seda nõrgendada. nii et põhimõtteliselt ütled sa, et mitte ainult Hezbollah sõjaline tiib ei vaja laiali saatmist, vaid ka nende poliitiline tiib. Neil ei tohi olla mingit kohalolekut Liibanoni avalikkuses. Rohkem kui poliitiline võit, poliitiline võit ma jätan selle korraks kõrvale, rohkem kui poliitiline võit kogu see riigis süsteem, mida sa mainisid, see tähendab koole, skautide organisatsioone, bensiinijaamu, panku, supermarketeid, apteeke, kõike, mida sa suudad ette kujutada, finantstegevust, sotsiaalteenuseid, kõike seda. Hezbollah on seal oma toetajaskonna jaoks. Ja täna on olemas võimalus, sest Hezbollaha toetajaskond on ümber asustatud nendest piirkondadest, kus me võitleme. Ja kuna nad on ümber asustatud, siis kes nende eest hoolitseb? Liibanoni valitsusel on võimalus tagada, et ainus, kes nende ümber asustatud inimeste eest hoolitseb, on Liibanoni valitsus, mitte Hezbollah. Aga sinu kontaktisik on Hezbollahst. Nii et see tegelikult ei näita seda. Jah, vaata, nii Iisraeli kui ka USA ametnikud ütlevad, et Iisraeli vägesid ei viida tagasi, mis on üks Hezbollah peamisi nõudmisi, enne kui Hezbollah on relvituks tehtud. See võib võtta aastaid, nagu sa kirjeldad. Ja samal ajal jätkab Hezbollah rünnakuid Iisraeli vägede vastu Lõuna-Liibanonis, võib-olla ka Põhja-Iisraelis. Kuidas need kaks suunda siis käsikäes toimivad? Diplomaatilised läbirääkimised, mille uut vooru näeme homme ja see jätkuv hõõrdumine, millel pole lõppu näha, sest see lõpeb alles siis, kui Hezbollah on relvitustatud. Esiteks, mida me viimastel aastatel õppisime, on see, et Lähis-Idas võivad juhtuda fantastilised asjad, mida me ei osanud isegi ette kujutada. Aga loomulikult on siin klaaslagi. Ja loomulikult, et rahulepingu allkirjastamine Liibanoniga jättes tähelepanuta ilmselget probleemi, milleks on Hezbollah, ning kujutledes, et me oleme rahu saavutanud. Ilma selle probleemi tegeliku lahendamiseta ja olukorra jätkumise võimaldamiseta, kus riigi sees on teine riik, ei lahenda me midagi ning see kindlasti ei too meile turvalisust, vaid annab Liibanoni Hezbollahale. Ja sellepärast ma tõesti loodan, et meid ei sunnita Liibanonist lahkuma, sest tead, lepingud ja poliitika ning need kenad lipsudega kohtumised, see kõik on väga kena, aga tegelikkuses vajavad inimesed turvalisust. Koha peal kartsime me oma elu pärast. Koha peal kopeeris Hamas Hezbollah sissetungi plaani, võttes pantvange, et kasutada neid inimtilpidena ja tappes iisraellasi. Selle avaldas Hezbollah aastaid enne 7. oktoobrit. Nii et Hamas kopeeris Hezbollahs plaani. Hamas kopeeris Hezbollah plaani. Hezbollah plaan avaldati. Ma näitan seda oma keskuses igale ajakirjanikule, kes sisse astub. Samm-sammult täpselt seda, mida Hamas tegi, kavatses Hezbollah teha Galileas. Ja Galilea inimesed tunnevad end õnnelikena, et see meiega ei juhtunud. Ja sellepärast ei ole enam mingit võimalust, et me näeksime Hezbollaha taas meie piiril, nagu me varem nägime. Ma olin seal iga päev.
me nägime neid varem, nad olid täielikult valmis. Nad olid juba paigutanud kõik oma relvad, kõik, mida nad sissetungiks vajasid, üle kogu Lõuna-Liibanoni, üle kogu piiriäärse piirkonna, kus keegi ei teinud midagi, ei Liibanoni relvajõud ega UNIFIL. Ja see seepärast neil lase sellel enam korduda. Nagu ma olen öelnud, ei tee Liibanoni valitsus midagi, et meile tõestada, et nad on täna tõsiselt asja juures, et midagi on tõesti muutunud. Teate, sellest on möödas 20 aastat, kui eelmine resolutsioon, mis seadis eesmärgiks Hezbollah relvitustamise Lõuna-Liibanonis, vastu võeti. Ja midagi ei ole muutunud, ainult avaldused. nii et midagi ei ole muutunud, sest siiani oli Hezbollah või Liibanon Iraani mõju all. Nüüd näib see olevat muutunud, kuna USA on võtnud kesksema rolli. Kas näed selle Ameerika rolli mõju ja kas arvad või näed, et ameeriklastel puudub poliitiline ei? Sellel ei ole poliitilist mõju Hezbollahale, võib-olla sõjaliselt, võib-olla majanduslikult, jah. Jällegi, kui kogu maailm keelaks kõik Hezbollah finantstegevused, oleks see väga abiks. Aga poliitiliselt ei ole Ameerika Ühendriikidel mingit mõju. Ja sellepärast, kuni Islamivabariik veel eksisteerib, on nemad Hezbollah peremehed. Ja neid ei peata miski. Heidutus ei ole nende jaoks sõna. Mida saab omistada neile, kes järgivad radikaalset ideoloogiat, tahavad meid tappa ja soovivad levitada oma radikaalset ideoloogiat üle kogu maailma? See ongi nende eksisteerimise põhjus. Kui sa tõesti tahad midagi muuta, siis pead veenduma, et keegi teeb midagi põhjalikku, mitte lihtsalt ei anna avaldusi. Nagu ma olen öelnud, see ei toimi, ma ei usu neid avaldusi. Ma olin seal. Ma nägin pärast aastat 2006, kui palju avaldusi oli enne aastat 2006. Kas sa tead, et ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioon 1559 aastast 2004 ütles, et kõik Liibanoni relvarühmitused tuleks relvituks teha? Mõte oli relvituks teha Hezbollah. Miks? Peaminister Hariri tapmise tõttu. See ei olnud kuidagi seotud Iisraeliga. See puudutas ainult Liibanoni sisemist olukorda ja seda ei juhtunudki. Nii et me näeme Ameerika piiratud mõju Liibanonile. Van Gogh on parem. No, kahjuks on need kaks ikka veel üks ja seesama. Kas sa näed Iisraelis iseseisvat otsustamist? Või kui suur mõju sellel on? Usutakse... Ja nagu me tegelikkuses nägime, kui iraanlased nõudsid, et Iraani rindel kehtestatav relvarahu oleks seotud relvarahuga Liibanonis, siis nii ka juhtus. Aga samal ajal oleme me endiselt Liibanonis. Nii et tead, tegelikkus on keeruline. Ja me ründame endiselt, aga ka nemad ründavad endiselt. Nii et ma ei tea, kes sellega alustas. Aga põhiline on see, et nagu ma olen öelnud, me ei tee piisavalt. Ma tahtsin näha rohkem. Ma ei taha, et need kaks relvarahu oleksid omavahel seotud. Ja ma saan aru, miks need on seotud. Tegelikult selles osas ma eksisin. Ma arvasin, et Iraanile avaldatav surve on piisavalt suur, et nad loobuvad sellest nõudest ja keskenduvad teistele nõudmistele, aga tegelikult juhtus vastupidine. Enne kui liigume viimase osa juurde, lihtsalt kiire, jah või ei. Kui usutav on Hezbollah ähvardus alustada Liibanonis kodusõda, kui Liibanoni valitsus jätkab relvitustamisega? Kas nad teevad seda või mitte? Jah. Ma arvan, et nad teevad seda, sest nende vaatenurgast võitlevad nad oma elu eest. Hästi. Väga pettumust valmistav, aga see on reaalsus. See on saata kiire küsimuste voor. Ma näitan sulle 3 pilti ja sa ütled mulle lühidalt esimese asja, mis pähe tuleb. See on endine Hezbollah juht Hassan Nasrallah. Surnud. Tõepoolest. Jah, me rääkisime temast varem, kui mõjukas ta oli. Läheme järgmise pildi juurde. Iisraeli kaitseminister Israel Katz. Ma tahan talle komplimendi teha, kuigi ma tavaliselt ei tee Iisraeli poliitikutele komplimente. Ja viimase 2 kuu jooksul oli palju segadust selle üle, mis on Iisraeli kaitseväe missioon, mida me seal täpselt teeme. Ja ta oli väga konkreetne.
ta ütles väga selgelt, mida me tahame teha. Nimelt, et me tahame luua puhvertsooni. Kus täpselt, mis see kollane joon on? See oli nii ja mul on väga hea meel, et ta seda tegi. Ta saab tegelikult palju kriitikat oma avalduste pärast, et need on provokatiivsed ja neil puudub igasugune tegelik sisu. Nii et jälle. Minu kompliment puudutab ainult viimast 2 kuud Hezbollah'ga seoses. Ma ei tulnud siia üldiselt komplimente jagama. Olgu aus küll, ta võtab vastu, mida saab. Ja viimane pilt, see on Liibanoni president Joseph Aoun. Balitaha. Balatia. Ma ei usalda teda. Enne seda ametikohta, kes ta oli. Ta oli sõjaväe komandör. See ei relvitustanud Hezbollah't 20 aasta jooksul. Nüüd ütleb tema järglane Valdo Faikal, et ta ei taha oma armeed saata Hezbollah'ad relvitustama, sest paljud neist on Hezbollah'a liikmete sugulased. Need on tema sõdurid. Kas on mingit lootust, et Liibanoni relvajõud USA abiga ja uute võimekustega suudaksid selle ülesande täita ja Hezbollah'ad relvitustada? Kui ainus, mida tehakse, on raha andmine Liibanoni relvajõududele, siis sellest ei piisa. Sellest ei piisa ja see ei lahenda probleemi. Aga kui Iraani Islaamivabariik kukub, siis üle kogu maailma tekivad Hezbollah'al raskused oma finantstegevusega. Ja Iisrael saab jätkata Hezbollah salakauba teede ja tootmisrajatiste ründamist. Võib-olla, ma olen väga ettevaatlik. Aga ma arvan, et me peaksime proovima teha midagi terviklikku, mitte keskenduma ainult raha andmisele Liibanoni relvajõududele, lootes, et sellest piisab. Sellest ei piisa. Nii et asi pole ainult võimaluses, vaid ka tahtes seda teha. Jah, muidugi, seda teha. Peame selle teema siin lõpetama, aga aitäh teile, Sarit Sehavi, teie aja eest. Vaadake meid jälle järgmisel nädalal saates On The Record. Tänase osa ja kõik varasemad saated leiate YouTube'ist ja Spotify'st. Aitäh vaatamast!